Tere õpilased! Meie tänase tunni teema on võnkumised ja hiljem vaatame täpsemalt, mis on pendlid ja kuidas me saame pendlite omadusi arvutada. Pane palun kirja vihikusse teema võnkumised ja ole hea, kirjuta vihikusse, et võnkumine on üks liikumise liik. Ja meie oleme teiega õppinud selliseid liikumisliike nagu sirgjooneline ühtlane liikumine ja sirgjooneline mitteühtlane liikumine. Sirgjooneline liikumine ei ole võnkumine. Sirgjoonelisel liikumisel on kehal mingisugune kiirus ja suund ja sellise kiirusega keha siis liigub teatud aja jooksul punktist A punkti B. Mitteühtlasel sirgjoonelisel liikumisel keha liigub siis sirgjooneliselt kindlas suunas, aga lihtsalt muutuva kiirusega. Näiteks pidurdamine on mitteühtlane sirgjooneline liikumine ja ka kiirendamine. Kui see valgusfoor muutub roheliseks, auto hakkab kiirendama, kiirus hakkab kasvama, siis tegemist on sirgjoonelise liikumisega, aga siis mitteühtlasega, et kiirus muutub. Kui me aga võtame see sama väike pallike ja asetame see pallike rambile. Siin laagris on päris head rambid, skateboardiga ja tõuksiga saab siin rampidel sõita. Aga nüüd, kui sa rambile asetad üks pall, siis pallil on olemas algasukoht ja pall sellest algasukohast hakkab siis veerema alla suunas. Alla veeretes hakkab palli kiirus kasvama ning maksimaalne palli kiirus on selle rambi kõige alumises punktis. Aga kui pall on rambi kõige alumises punktis ja pallil on olemas päris suur kiirus, siis pall jätkab liikumist edasi suunas ja hakkab vaikselt sellest rambist üles tõusma. Ja tõuseb ta ka mingisuguse asukohani, kuni tema kiirus siis langeb nullini. Kui palli kiirus on jälle 0, siis pall saab tagasi hakata veerema. Kuni pall jõuab selle kõige madalama kohani ja hakkab siis edaspidi üles tõusma kuni esialgse kohani. Ja selline liikumine, kus kehal on esialgne koht ja mõne hetke pärast keha jõuab selle esialgse kohta, sellist liikumist me nimetamegi võnkumiseks. Et palun pane kirja, et võnkumisel keha teostab perioodilisi ehk sarnaseid liikumisi. Või keha jõuab teatud ajahetkega esialgsesse asukohta ning jätkab liikumist edasi. Vaatame veel mõningaid võnkumise näiteid. Näiteks pöörlemine on ka võnkumise liik. Pöörlemisel, näiteks kui me vaatame jalgratta pöörlemist ja jälgime jalgratta rehvi ühte punkti, siis jalgratta rehvi üks punkt teostab ringikujulisi liikumisi ja need liikumised on perioodilised, kuna jalgratta rehvi üks punkt alustab liikumist ühest punktist, teostab ühe liikumise ja jõuab esialgsesse punkti tagasi. Edaspidi ta jätkab täpselt samamoodi, jõuab esialgsesse punkti tagasi, jätkab samamoodi ja jõuab esialgsesse punkti tagasi. Et pöörlemine on ka võnkumise liik. Veel üks võnkumise liik on näiteks, ma ei tea, peaksite kindlasti ära tundma seda heli. Kes ütleb, mis heli see on? See on joonlaud, kus sa paned laua äärde selle. Ja just, et see on joonlaud, mida sa paned laua äärde ja mis vahet on nendel kahel helil? Üks on selline ja teine on selline. Ühel on kaugemal üle ääre ja teine on vähem üle ääre. Ja, ühel on joonlaud rohkem üle ääre ja teisel helil on joonlaud vähem üle ääre. Oskad sa öelda, millisel
juhul oli joonlaua üle ääre läinud joonlaua ots lühem ja millal oli see pikem? Okei, et mida rohkem see joonlaud läheb üle ääre, seda madalam on helitoon ja mida lühem on joonlaua ots, mis üle ääre paistab, seda kõrgem on helitoon. Noh, siis madalam helitoon ja kõrgem helitoon. Ja need olid siis väga lihtsad võnkumise näited. Nii, aga siis pendel. Et pendel koosneb kahest osast. Üks pendli osa on täiesti tavaline nöör või mingisugune pikk peenike vard ja teine pendli osa on raskus, mis asub pendli otsas. Pendli teise otsaga on pendel kinnitatud millegi külge. See võib olla lagi, see võib olla riiul, see võib olla ka inimese käsi. Aga pendli teine ots on liikumatu. Pendli põhiots, alumine ots, liigub ja teostab perioodilisi liikumisi. Kui me nüüd vaatame, kuidas pendel liigub, siis pendli liikumine on perioodiline. Kui me nüüd laseme pendli ots lahti, siis pendel hakkab kõigepealt liikuma alla suunas, langema alla, siis kõige alumises punktis on pendli kiirus maksimaalne. Ja kui pendel on seda alumist punkti läbinud, siis tema kiirus hakkab juba kahanema ja pendel hakkab vaikselt liikuma siis teise lõppasukohta. Selles teises lõppasukohas pendli kiirus on 0 ja pendel saab siis hakata tagasi liikuma. Tagasi liikudes hakkab pendli kiirus kasvama. Kõige alumises punktis on pendli kiirus siis maksimaalne jälle, aga siis negatiivne ehk vastassuunaline ja pendel saab vaikselt üles tõusta kuni oma esialgse asendini. Ja niimoodi meil on pendli liikumisel 3 olulist punkti. Esimene punkt, mis on pendli esialgne asukoht. Selles asukohas on pendli kiirus võrdne 0-ga. Siis on meile oluline pendli teine asukoht, mis on siis pendli kõige madalam asukoht ja siin on pendli kiirus maksimaalne. Siin pendel liigub kõige kiiremini. Kui see alumine punkt on pendlil läbitud, siis pendel hakkab tõusma üles ning jõuab 3. lõpp-punkti, kus pendli kiirus on jälle 0. Kui pendli kiirus on jälle 0, siis ta jälle hakkab liikuma teise punkti, mis on siis kõige madalam punkt ja siis ta jõuab esimesse. Niimoodi me võime kirja panna sellist loogilist jada, et pendli liikumine näeb välja selliselt. Esimene asukoht, teine, kolmas, teine, esimene, teine, kolmas, teine, esimene. Ja meile on huvitav sellest jadast just see osa, mis on 1, 2, 3, 2 ja 1 algus. Et selline liikumine, kus pendel alustab liikumist algasukohast, teostab ühes suunas poolvõnget ja teises suunas poolvõnget ja jõuab esialgsesse kohta tagasi. Et esialgsest asukohast kuni esialgse asukohani, et sellist pendli liikumist me nimetame täisvõnkeks. Et see on täisvõnge. Pane palun vihikusse kirja. Ja täisvõnget me saame kirjeldada sellise füüsikalise suurusega nagu periood. Palun pane kirja. Et perioodi me tähistame suure T-ga ja periood näitab meile täisvõnke kestvust sekundites. Nii et see on siis periood ja see kirjeldab täisvõnke kestvust sekundites, et mitu sekundit kestis täisvõnge. Pange palun see kirja.
Ja vaatame sellist lühidat, väga lihtsat simulatsiooni, kus on üks pendel. Seda pendlit me lükkame siis tasakaalu asendist, no näiteks 30 kraadi võrra. Laseme see lahti ja pendel hakkab võnkuma algasendist teise asendisse ja jõuab algasendisse tagasi. Et täisvõnkeks me nimetame sellist liikumist, kus pendel alustab liikumist algasendist ja jõuab algasendisse tagasi. Et see on siis üks täisvõnge. Ja täisvõnkeid loeme siis algasendist algasendini, et see oleks siis 1, 2, 3 täisvõnget. Nii, aga meil on vaja ka valemit natukene õppida ja palun pane kirja, kuidas me saaksime arvutada seda, kui pikk on pendli täisvõnge. No siin näiteks on pendli pikkus 1 meeter. Ma natukene spoilin, et pendli mass ei ole oluline. Et ei ole üldse vahet, kui raske on pendel. Pendel võib olla väga kerge ja väga raske, aga pendli liikumist mass ei mõjuta. Hiljem räägime, miks. Nii, ja võtame siia ühe taimeri, mis loeb, mis mõõdab aega, mis kulub pendlil ühe täisvõnke tegemiseks. Paneme selle käima ja paneme käima ka, lükkame pendel lahti. Nii, ja siin oli siis näha, et no see stopper mõõtis siis perioodi mitte algasendist algasendini, vaid tasakaalu asendist tasakaalu asendini. Ja kui pendli pikkus oli siis 1 meeter, siis ühe täisvõnke kestvus ehk siis periood on 2,0378 sekundit. Nii, proovime, paneme see kirja ka. Nii, ja palun pane kirja üks valem. Et pendli perioodi saame arvutada sellise valemiga, et suur T on võrdne 2pi korda ruutjuur ja ruutjuure all on pendli pikkus, mis on jagatud G-ga. Kes ütleb, mis on G? G on raskuskiirendus ja see on ligikaudselt 9,8 meetrit sekundruudus. Nii, ja niimoodi me saame arvutada pendli ühe täisvõnke kestvust ehk perioodi, et kui me võtame 2, korrutame piiga ja korrutame ruutjuur pendli pikkus jagatud G-ga ja pendli pikkus on siis selle pendli raskusega otsa kaugus pendli kinnituskohani. Et raskusega otsal on siis oluline meil see raskuse massikese. See on kaugus raskuse keskpunktist, massikesest kuni kinnituskohani. Niimoodi saame seda arvutada. Ja palun pane kirja, et seda valemit kasutades, kui pendli pikkus on 1 meeter, siis periood on umbes 2 sekundit ja pool võnget teostab pendel 1 sekundiga. Nii, et siis, kui pendel on 1 meeter pikk, siis me saame selle perioodi arvutada, mis on 2 korda pi ja 1 meeter jagatud 9,81-ga. Tech support. Toni, ma viskan sind välja siit kohe. Ehk siis 2 korda pi ja ruutjuur 1 jagada 9,81-ga
Niimoodi kirjutate seda taskuarvutus. Ja võrdub siis 2,00. No need, kui me ümardame, siis me saame 2 sekundit ligikaudselt. Et me oleme teiega õppinud, kui vaatasime erinevaid ühikuid füüsikas ja õppisime siis 1 sekundi definitsiooni, siis ligikaudselt saime teiega kuidagi defineerida 1 sekundit kui aega, mis kulub 1 meetri pikkusel pendlil pool võnke tegemiseks. Et seda me oleme teiega vaatanud. Nii, aga nüüd periood on meile selge. Nüüd vaatame, mida me veel saame pendlil uurida. Et näiteks, kui me võtame pendli pikkuseks 0,5 meetrit. Võtame pendli pikkuseks 0,5 meetrit. Viime seda tasakaalu asendist eemale. Paneme käima stopper. Ja loeme kokku, mitu täisvõnget teeb pendel mingi teatud ajaga. Loeme 10 täisvõnget ja vaatame, milline aeg pendlil selleks kulub. Nii, käivitame stopper ja lükkame pendel. Ja hakkame täisvõnkeid lugema algasendist kuni algasendini. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, 14,71 sekund. No mina olen eelnevalt seda mõõtnud ja täpsemalt mina sain siis mitte 14,71, mina sain 14,57. Et palun pane siis kirja, et pendli pikkus L on 0,5 meetrit. Ja meie lugesime teiega kokku, et väike n on täisvõngete arv. No n on alati millegi arv. Antud juhul n on täisvõngete arv ja see on 10. Ja meie lugesime siis kokku, et aeg, mis kulus pendlil 10 täisvõnke teostamiseks, oli 14,57 sekundit. Ja nüüd mõtle, et kui väike f on täisvõngete arv, mida teostab pendel 1 sekundiga ja selle füüsikalise suuruse nimetus on sagedus. Sagedus on siis täisvõngete arv, mida teostab pendel 1 sekundiga. No tegelikult mitte ainult pendel, vaid kõik võnkuvad kehad. Et kõikidel võnkuvatel kehadel on sagedus nii joonlaual, jalgrattarattal kui ka pendlil on olemas sagedus. Mitu täis jalgratas teeb täistiiru, mitu täistiiru 1 sekundis ta teeb, joonlaud siis teostab võnkeid ja pendel ka teostab võnkeid. Ja siit tuleb üks väga lihtne valem, et kui sagedus on täisvõngete arv 1 sekundi jooksul, meie mõõtsime teiega 10 täisvõnget ja nendel kulus siis 14,57 sekundit, siis väga loogiline on see, et sageduse arvutamiseks meil on vaja võtta kõik loetud täisvõnked, ehk siis 10, ja meil tuleb jagada seda kogu ajaga, ehk 14,57. Ja sagedus oleks siis 10 täisvõnget jagatud 14,57 sekundiga ja tulemuseks saame 0,686 võnget sekundis. Võnget sekundis ongi täisvõnkete arv 1 sekundi jooksul. Ja kuna sellega kõikide nende võnkumistega tegeles üks suur teadlane nimega Hertz, siis Hertzi me kasutamegi sageduse ühikuna, et 0,686 võnget sekundis on siis 0,686 hertsi. Et 1 võnge sekundis on siis 1 Hz ja seda siis kirjutame suure tähega, kuna see on inimese nimi ja selle nimetus on hertz.
Nii, ja sagedust võimegi mõista näiteks muusikas kui helitooni kõrgust. Mida kõrgem on sagedus, seda kõrgem on heli, mida madalam on sagedus, seda madalam on heli. Et joonlaua puhul siis madalam sagedus kõlab nii ja kõrgem sagedus kõlab nii. Üks on madalam ja teine on kõrgem. Vaatame siis seda simulatsiooni. Siin on ka väga hästi siis näidatud, et siin praegu heli ei ole, aga siin antud simulatsioon võib genereerida erinevaid helisid erineval sagedusel. Ja siin on kuulda ka väga madalat bassi, millel on väga madal sagedus ja on kuulda ka väga kõrget sagedust. Antud simulatsiooniga võid sa proovida, mis on sinu kuulmise piirid. Et milline on kõige madalam sagedus, mida sa kuuled, et kuule tähelepanelikult ja anna märku või siis anna endale märku, kui sa hakkad mingit bassi kuulma. No, mina hakkasin kuulma umbes siit, umbes sageduselt 33 hertsi, väga madal ja vaikne toon. Kui ma viin seda sagedust kõrgemale, lülitan välja, lülitan sisse, siis praegu mängib mingisugune sagedus, aga mina seda ei kuule. No, võib-olla mina olen natukene vanem ja minu kuulmine on natukene, kuulmise kvaliteet on kehvemaks vanusega muutunud. Aga kui ma hakkan seda sagedust allapoole liigutama, siit kohast hakkasin ma kuulma väga kõrget pinisevat tooni. Ja mida madalamaks ma lähen, seda madalamaks muutub ka see toon. Et heli ja sagedus on väga tihedalt seotud. Et mida kõrgem on sagedus, seda kõrgem on helitoon, mida madalam on sagedus, seda madalam on helitoon. Nii, et see on nii palju siis sagedusest. Vaatame järgmist asja, mida me veel täisvõngete arvust ja ajast arvutada saame. Et siin me arvutasime siis sagedust, mis on siis täisvõngete arv ühes sekundis, aga me saame ka vastupidi teha. Me saame arvutada, mitu sekundit kulub ühel täisvõnkel. Seda loomulikult me tegime selle eelmise valemiga, aga me saame ka siin allpool seda lihtsama valemiga teostada, et kui me nüüd ei jaga täisvõngete arv ajaga, vaid vastupidi, aega jagame täisvõngete arvuga, siis me saame teada, mitu sekundit kulus ühel täisvõnkel. Niimoodi, kui on 10 täisvõnget ja nendel 10 täisvõnkel kulus 14,57 sekundit, siis periood T oleks aeg 14,57 sekundit jagatud täisvõngete arvuga 10 ja saame 1,457 sekundit, mis kulus, see on siis aeg, mis kulus ühe täisvõnke tegemiseks. Siin me saime siis kahte valemit, mis on F võrdub N jagada T-ga ja suur T võrdub T jagada N-iga. Kui te panete tähele, siis need on ümber pööratud valemid ja me saame need kaks ümber pööratud valemit kokku panna ühte valemisse, kus sagedus on 1 jagatud perioodiga ja vastavalt periood on siis 1 jagatud sagedusega. Mis siis tänases tunnis on oluline? Tänases tunnis on oluline see, et te mõistate, et pendel teostab täisvõnkeid. Täisvõnge kestab siis algasendist kuni algasendini. Ei ole nii 1, 2, 3, 4, vaid on 1, 2, 3 ja 4. Eks täisvõnge kestab algasendist algasendini. Nii, mida pikem on pendel, seda pikem on ka selle periood. Et kui me võtame väga lühidad pendlid, no teeme veel lühemaks seda. Kui pendel on väga lühike, siis ühe perioodi kestvus on väga
väike, aga samas sagedus on suurem. Et mida väiksem on periood, seda suurem on sagedus. Mida lühem on aeg, mis kulub ühe täisvõnke kestvuseks, seda rohkem täisvõnkeid jõuab pendel 1 sekundiga ära teha. Ja kui pendli pikkus on suurem, siis ühe täisvõnke kestvus on pikem, aga 1 sekundis jõuab pendel teha vähem täisvõnkeid. Et ainus parameeter, mis on oluline pendlil, on selle pendli pikkus. Ja mass pendlil ei ole oluline. Me võime võtta väga kerget keha ja riputada seda nööri külge ja me võime võtta ka väga rasket keha ja riputada seda nööri külge. Ja nende mõlema pendli, kui nöörte pikkused on samad, siis nende mõlemate pendlite periood ja sagedused on ka samad. Nii, ja tänasest tunnist, sellega on siis tänane tund lõppenud, et palun vaadake ülesannet, mida ma lisan teile opikusse ja lahendage see ülesanne ära. Nägemiseni.